õnnistatud päeva jätku kõigile! Jah, 75. juubeli. Jah, ütleme jah, koalitsioon. Siis täitsa pakkus ja pakkus torti ja... Ei ole üldse müügis seegi. Kas nad läksid? Hea kataka lõpp. Oi, mis me saadame üldse mõtsa. Ma mahtan muuseumi see laul. Ja mahtas Jüri Metsa laul. Ma sina nüüd tead. Koer ära läinud, nüüd maha panna. Väga muide saab teada. Ei, mul vist ei ole niisugust peeni. Annan Tampere. Tamperega sa peaks jätkama. Seda aplameest ei ole ka siin. Massikommunikatsioonis, pidevalt vastu võttes nii-öelda haldusruumi, püüdes jälgida sündmusi, millest nad aru ei saa, kogudes nii enesesse pingeid, mis tahes tahtmata leiavad maanduse ja kaosides. Tundub, et Jüri Päti meelest on massimeedia häda selles, et ta toodab tegelikkust, ta veenab kuulajaid või vaatajat, et ainult see on tegelikkus, mida siis teleekraanil näha. Ja Jüri ütlebki, selle tegelikkuse fabrikaadi tulva all olemuslikult see inimene ümber inimfabrikaadiks, vajab materjali arvutitele, ülemineku robotitele, kellel ei ole enam silmani kaasindusega iseeneseks. Sellest meedia mõjust kõneldes illustreerib Jüri seda juhtumiga aastast 1996 või 2 juhtumiga, kuidas tema nägi 2 korda selle talve jooksul mingi. Üks kord Rapla kesklinnas, kus ta oli siis võimalik jälgida seda välevat loomakest pea 10 minuti jooksul, inimesed autode keskel teed leidmas. Keegi teine ei näinud teda vaadanud ja Jüri teatas siis kellegi mööduja, et temaga seda vaatamist jagavad. Ja tollel oleks vaja hulk aega ja osutamist, et märgata. Ja ta küsis siis Jüri käest, kuidas teid tehte. Tookord Jüri ei vasta. Aga järgmine kord siis ühe ametimena koduaias nad uurisid tema uut autot ja jällegi näen kõik. Ka see mees ei pannud tähele ja pärast mitut osutamist siiski nägi. Ja kui siis see ametivend küsis, et kuidas sina näed, siis Jüri ütleb, et ma söandasin nüüd juba kindlalt vastata, et ma ei vaata teid. Ja kellelegi oli Jüri öelnud ka, et tema TV on Koguduse maja köögiaknast avanev vaade ja seda muidugi ei ole see mingi väljasteis ja viri
Kultuuriteaduse Instituudi homileetika seminari, kus ühest teise opereeriti mõistega tavaline inimene, lihtne inimene, aga keegi ei suutnud küll ära seletada, kes või milline see tavaline inimene siis on. Küll aga pidas iga mees oma jutlus tavalisele inimesele. Ja Jürgen küsis siit edasi, kas ei ole karta, et pastorist saab taas Eestis juhtluse sünonüüm. Ollakse õppinud ja harjunud oma kogudust saama tavalisteks inimesteks ja läbi selle on saada ise ka tavalisteks. Enestele samal ajal ka nõudes erilist rääkida. Üks sektide vohamise põhjuseid Jüri meelest ongi see, et nemad lähenevad igale inimesele või erilisele. Nemad ei taanda inimesi tavalisteks ja selles mõttes on nad Kristusele lähemal, kuigi teisalt pole neil sellega midagi pistmist. Aga Kristuse olemuses on iga inimene eriline, nimetatud, Jumala valgine lood. Sellise leiduse tagajärjeks on aga õpetusel puudub vajalik elavus ja nagu siis Jüri väga tabavalt ütleb, ei ole siin tiike ega mõrku, vaid käibus padjasõda, õhk on täis udusulgi ja hingata on raske. Ja mulle tundub, et küllap nagu ka mitmed teised maapastorid on Jüri püüdnud kuidagi vastu seista sellele kõige nivelleerimisele, kõige tavalisele nägemisele, mis surub peale uksest ja aknust. Ka mina olen neid samu jõulukihedama päevi ette valmistades ja nende kaudu ka midagi erilist pakkuda püüdes ikka pidanud palju kuulma sellest, et missugust kultuuri ja meelevaldust üks tavaline jõuluinimene tegelikult vajab. Aga tänu Jumalale, et tänane konverentsi toimub saab. Ja mõeldes veel sellele õpetuse elavusele või selle puudumisele, siis Jüri järeltulijana jõulust õpetaja ametit pidades ma kogesin korduvalt, kuidas üks ja teine koguduse liige, siis nii-öelda tavaline koguduse liige, rääkis, et näe, eelmise õpetajaga olid suured sõbrad, ajasid juttu maailma asjadest. Ja kui siis täpsemalt hakkasid uurima, milles see suur sõprus seisnes, siis tuli välja, et seal taga oli tegelikult üks-kaks kohtumist. Mõni vestlus, mõni ühistöö, matus. Aga ma tagasin selle fenomeni ära siis, kui Ülo Hoovik ükskord ütles, et tema kohtus ka Jüri Pärdiga vaid paar korda, aga iga kohtumine oli täiesti erakorraline suhtlus. Ja ilmselt tõesti on inimesi, kellega me kohtume päevast päeva ja pidevalt ja ei olegi midagi ja on teisi, kellega me kohtume võib-olla kord ka elus ja me tunneme meie vahel midagi olulist. Vahemärkusena Jüri Pärdi enda sõnad 1995. aastas, võib-olla osad mäletavad, et siis oli selline pealik koguduse aasta aruandmisel erilised sündmused koguduse elus ja Jüri ütlebki siis siin, et kas on iga asi eriline või ei ole üldse, siiski koguduse pastor sai uued varekandad, mitmed on seda tema tunnustanud, nimetanud, kuuldavasti sellest ka räägitakse. Oma koduse kasvatuse
Tiidus tuli välja sellise mõtte, et Jumal tegutseb ajas, mitte ruumis. Ja kuidas ta ruumis, ja mis tähendab ruumis avaldumine, sellega Marko Tiidus siin tähelepanu juhtis, see tähendab arve, numbreid, väliseid muutusi, kvantitatiivsust ja kõik seda. Rohkem Jumala mõistust. Kraan, jah. Selle mehega, kes tegi Oreli restaureerimise projekti, käisin uurimas ja selle projekti alusel on nüüd selle aasta numbrises ilmselt me ootame pakkumisi Oreli restaureerimise jaoks ja kui Jumal lubab, Oreli fond sihtasutus on võimsat tööd teinud seniajal ja ilmselt teeb seda ka edasi. Minu tänusõnad kogu sellele sihtasutusele, kõigile annetaja liikmetele, üksikannetajatele ja ka omavalitsustele, samamoodi täna, nagu alguses ütlesin, suur tänu teile, kes täna oma piskust tahate jagada. Need viisid, mis minu karusele kõrvale ka täna tundusid päris magusad, ilmselt veel lähevad paremas, kui Orel saab restaureeritud, et me võiksime siin nõnda hääd armsat vajadused kuulata ka tulevikus veel paremates, puhtamates helides kui täna. See on tõesti hämmastav, kui lugeda seda ja seal laua peal on ka selle Oreli läbivaatuse kirjalik aruanne, et seal võite lugeda, et Oreli viled on täis laest andmenud kroopi tolmu ja ajaannas on teda siit saab purenud ja ometi need helid suudavad küllalt mõtteid tuua. Mul tuli just meelde siin Milan Kundera katke, kuidas ta samamoodi ajakule juhib tähelepanu just siin muusikaga olles. Ise teed minnes tuli meelde just see, kuidas ta kirjeldab, kui inimene on reisil, kui ta kas rongi või bussijaamast välja vaatab, nimetab seda tühjaks pilguks, aga ütleb, et see on vaatamine Jumala akendesse, et muusikaga toimub see sama, et me regime ennast nagu endist lahti ja teeme kaare ära ja saame jälle endaga kokku paremana kui enne. Ja jääksime siin veel, aga enne kui jääksime, pidi siin veel olema kihelkonnapäevade lõpetamine. Ma ütlen veel tänusõnad, ilmselt unustama paljud tänusõnad ütlemata, aga tänu kõigile, kes neid kihelkonnapäevi aitasid läbi viia, kõigepealt kihelkonnapäevade toimkonnale, paljudele abilistele, kes ei olnud otseselt toimkonnas, nende päevade juures olid, kulisside taga, avalikusi, laada tegutsesid, suur tänu kõigile, nii nagu ma avasõnades ka seal Kuimetsa küla avapäeval ütlesin, et kihelkonnapäev vanal ajal oli juba see ühendav jõud, siis kui elujärg oli paremaks läinud, kui naabrid hakkasid meie vastu huvi tundma, oli vaja ennast naabrite vastu paremini kaitsta, kindlustada, et kihelkond tekkis just sellise mõistena. Kihelkonna vanemad olid just need mehed, kes tihtipeale ka makse nõudsid sisse, anda meid, küsisid raha, küsisid tööabi selleks, et ennast välise vastu kaitsta. Täna me oleme rahuajal, aga ikkagi on vaja sellist üldset väge, et seista võib-olla nende väliste jõudude vastu, kui ma seal kihelkonnapäeva avakõnes
päris ei jõudnud mõttega sinna tagasi, kus ma tahtsin jõuda, siis just nimelt see, et kui me elame globaliseerumas maailmas, siis mida suuremaks maailm meie ümber läheb, mida suuremana me seda tajume, seda rohkem ta meid käristab katki. Me hajume selles suures maailmas ja seda rohkem on vaja just seda tuumikut koos hoida, inimese sisu, kohalikku etnust, allestust hoida ja sellepärast on see kihelkonnapäeva toimumine olnud mulle väga viljakas kogemus siin ja me loodame, tahame sügisel jätkata teiste üritustega, kutsudes kaasa erinevaid omavalitsusi, külasid, inimesi, et me tunneks ennast üldse perena. Okei, joome nood ka hoida. Nagu võtnud. See on palju räägitud, hakkame suud teistmoodi liigutama. Lülitunud, ilusasti kaastunud ja me oleme nii harjunud sellega, et toimub esimees ja tahan Reksa tänada ja tunnustada tammastust, et ilusasti meiega liitus, kaasa tuli ja ka teist vedas ja muidugi, mis on tore ja hea meel, südamega seda asja on just teinud ja nii hea alguses. Ja Liivia ja Marju on tore meile abi. Ja kõigile meile palju tänu ja kui on mulje 2 aastat selline, siis tuleb kokku ja saanud